tere! Mina olen õpetaja Ülle ja täna räägime me harilike murdude korrutamisest. Alustame päris lihtsatest, ehk siis korrutame hariliku murru naturaalarvuga. 4 seitsmendikku korda 7. Selle 7 võime me välja kirjutada kui murru, ehk siis 4 seitsmendikku korda 7 ühendikku. Ja edasi korrutame lugejad lugejatega, nimetajad nimetajatega. Avastasime, et lugejas on 1 7, nimetajas on 1 7, mis tähendab seda, et neid on võimalik taandada. 7 jagatud 7 on 1 ja see 7 samamoodi 7 on 1. 4 korda 1 on 4, 1 korda 1 on 1, 4 ühendikku ehk lihtsalt 4. Kui me korrutame hariliku murdu hariliku murruga. 6 viieteistkümnendikku korda 7 kaheksandikku. Taas lugejad korrutame omavahel 6 korda 7 ja nimetajad omavahel 15 korda 8. 6 ja 8 taanduvad, ehk siis neil on ühine tegur mõlemil ja selleks on 2. 6 jagatud 2 on 3, 8 jagatud 2 on 4. Ja nüüd jääb järele vaid korrutada. 3 korda 7 on 21 ja 15 korda 4 on 60. 21 kuuekümnendikku. 21 kuuekümnendikku taandub. 21 ja 60 on üks ühine tegur ja see on 3. 21 jagatud 3 on 7, 60 jagatud 3 on 20. Saame taandatud kujul vastuse 7 kahekümnendikku. Mis juhtub aga siis, kui me korrutame segaarvu segaarvuga? Toome näite. 4 tervet, 1 seitsmendik korda 8 tervet, 1 kuuendik. Teisendame segaarvud liigmurdudeks. 4 korda 7, 28 pluss 1, uus lugeja on 29. Nimetaja jääb endiselt 7. Võtame ka teise teguri. 8 korda 6, 48 pluss 1, 49. Ja nimetajasse jääb 6. Korrutame lugejad lugejatega, nimetajad nimetajatega. 29 korda 49 ja 7 korda 6. 49 ja 7 taanduvad. 7 jagatud 7 on 1. 49 jagatud 7 on 7. Rohkem taandada ei ole siin võimalik. Ja nüüd saame parajalt piraka lugeja. 7 korda 20 on 140. 7 korda 9 on 63. Ja 140 ja 63 on 203. Kuuendikku. 203 sisse 6 mahub piisavalt. 20 sisse läheb teda juba 3 korda ja 23 sisse läheb veel 3 korda 5 kuuendikku.